Kalevi Jahtklubi uue hoone arhitektuuri inspireeris Peeter Tarvase klubihoone, mis sai valmis 1949. aastal. Seda klubihoonet tegid oma kätega klubi liikmed tol ajal. Mida siis tänapäeval saab arhitekt välja mõelda, et klubi liikmed saaks osaleda ja sealt kuidagi hakkas aranema seesama, et purjedest midagi teha. Kui me räägime purje betoonist, siis see tegelikult tähendab seda, et betooni valupinna alla pannakse puri, mille tulemusena siis, kui sinna betoon peale valatakse, siis võtab väga täpselt purjepinna mustri ja see purjede betooni muster on mitmes mõttes väga tähenduslik. Siit on praegu välja lugeda selle ajastu purjede tegemise tehnoloogiaid ja purjede lõikeid. Kõik need purjed on sellised kasutatud ja vanad ja nende purjede omanikud teavad täpselt, kust jälle parandati purjet või õmmeldi nii-öelda purje elu on kõik siia kivisse raiutud. Jahtklubi hoone on siis põhiliselt kahe osaga. Üks on kuurid ehk elling ja teine pool on siis klubiruumid. Klubihoone osa idee oli see, et põhiline tegevus toimub sadamas õues ja me ei tee maja sisse halle ega trepikodasid ega koridore. Trepid koos terrassidega on siis kasutuses väljapoolt nii istumiseks kui ajaveetmiseks. Siit on võimalik ülevalt täpselt vaadata, millal keegi merelt tuleb või merele läheb.